Kallid vaatajad, tere tulemast Las Vegasesse. Nagu näha minu selja taga kohe Las Vegase silt. Esiteks tahame tänada Coolbeti, kes meid lennutas siia USA-sse, Nevada osariiki Las Vegasesse. Mina ja operaator saame siin mitu päeva nautida seda elu ja melu ja kõige tähtsam, me tahame päriselt teada saada, kas Las Vegas on kõik nii ilus, eksootiline, nagu igas filmis on näha, nagu Hollywood näitab, kõik võidavad raha, kõik lõbutsevad päevast õhtuni. Sellepärast olemegi siin kohal, et vaadata, mis siin toimub. Ja kohe tegelikult Las Vegas sildi juures on näha, et väga pikk järjekord inimesi, turiste tohutult palju. Siin mingi inimene laseb muusikat, küsib raha, aga meie juba teame, uurisime enne ette, võid ise tegelikult see iga kell jalutada, ma lähen julgelt peale. Poseerin, teen pildi ära, keegi raha ei küsi, järjekorras ootama ei pidanud. Nii et julgelt võib alati minna, sest joot raha ja üldse sellist skämmida või pett üritavad inimesed siin palju. Isegi Las Vegase sildi juures pandud püsti väike äri. Üks härra seal juhendab inimesi ja iga, ma ei tea, minuti tagant saab $2. Sadab inimesed siia, ütleb, et naeratage, teeme paar pilti, 3 pilti tehtud, keegi viskab jootraha, kes viskas $10, kes viskas $1. Aga nagu näha, siin raha saab igati pidi teenida, nii et vaatamegi, mis see patu pealinn siis meile pakub, kas tõesti mängid kogu raha maha, et järgmine päev siit hommikust õhtuni raha tagasi teenida, et saaks uuesti minna juba panustama. Siin sildi juures on kohe tegelikult näha eralennujaama, et korralikult näha eralennukeid, aga sammuti iga mingi minuti, 2 tagant uus lennuk tuleb ülesse. Nii et lärmi on siin väga palju, ma peangi lausa häält tõstma, et ennast ka kuulda. Ja peab mainima, et eestlasena oleme, eestlased kahekesi oleme praegu mingi 20 minutit väljas olnud. Igi juba lahmab, kell on 12 saanud Las Vegases. Väljas on 37 kraadi, UV on 9, nii et pruuniks me saame kindlasti tänu Coolbetile siin Las Vegases. Aga ma arvan, et kui siin natuke passida, siis võib-olla sul isegi veab, näed mingit kuulsat inimest välja tulemas, mõni UFC fighter, mõni laulja, mõni meelelahutaja, nii et me vast kauaks siia jää, aga jälle selle jutu peal järgmine lennuk läheb. Kohe, kui Las Vegasesse sisse sõita, siis on näha ka Las Vegas Harley Davidsoni pood. Lähe vaatamegi sisse, kui võimas see on, mis motikaid siin müüakse, nii et see on õige Ameerika kraam. Ja kohe, kui see Harley Davidsoni salongi sisse tulla, mõnus muusika, käib siin ameeriklik ja väga mõnus jahekont ka sees, mulle meeldib ja welcome to Las Vegas silt. Natuke ringi vaadata, siis umbes kõige tavalisemad või sellised, kui siin Harley Davidsonist välikult 25 tonni eest. Täitsa uus on see siis uhijõus, seal oli kasutatud umbes 11 000, sellised väiksemad mudelid on 12-13 000, ehk siis peab arvestada umbes 25 kiloga, kui tahad sellise uhke motikaga siin USA-s ringi panna. Pood on suur, motikaid on palju, tegelikult on ka siin riided väga palju, ma ei imesse, kui siit saaks kuskil ka prae võtta, nii et motomeestel siin tegevust jätkub. Ja avastamist Las Vegases tõesti jätkub, me pole veel Las Vegas stripini jõudnud, aga juba tahaks iga maja ees peatada. Nüüd kohe lähme pinballi maja juurde, siia on kokku kogutud kõik vanad sellised mänguautomaadid, pinballid, kus saad mängida. Mõned $5 siin saame käe soojaks teha ja minul kohe tuleb hea mälestus sellega, et mul oli Windows XP kodus ja alati kui internet kodus ära läks, siis mis muud sai teha, kui mindud Start, Games ja Pinball ja siis seda mängisid. Vaatame, kas päriselus on samasugune masin olemas, nagu Windows XP-l oli. Kohe lähen. See on old school. No nii, täitsa lõpus on jõhkralt neid masinaid, väga palju masinaid on siin.
näiteks alustasimegi nende pinballimasinate, nüüd ma olen originaalse Backmani automaadi juures. No näha on, et siin on kulumisjälg, aga originaalset Backmani automaadi mängu pole kunagi mänginud. Ja siin neid masinaid kuskil, ma arvan, 300, 250 silma järgi. Ja üllatav on see, et inimesed käivad siin. Nagu siin on praegu umbes 60-70 inimesed mängimas ja lõputsemas. Võta kinni, palun. Esimese korraga! Võta välja, no. Võtke välja. 25 sendiga. Jaapanis me raiskasin mingi 40 toitsi ära, ma arvan 40 eurot umbes. Siin saate 25 sendiga. Aga palju õnne, no? Slot machine. Oh, Vegas, wedding bells. Vegas, wedding bells. I should have run like hell. Selja taha jääb siis Wedding Chapel ehk siis laulatuskabel, abiellumiskabel. See on üks mitmes sadades siin Las Vegases. Kuskil $100 on kõige odavamad, kallimad võivad olla lausa $300–400, aga sind paneb paari võib-olla Elvis, sind paneb Jeesus Kristus, siin on isegi Bobi kostüümid, igasugused ägedad kostüümid on, samuti on tavaliselt hinnases pildid, ametlik siis laulatus, paberid, kõik dokumendid. Ma arvan, et meie nii hulluks ei lähe, et mina kellegiga siin abiellu astun, sest pärast äkki tuleb veel mingi jama ja tagasi Eestisse, aga tõesti, see on üks tuntumaid märke ja sellised Wedding Chapelid siin jagub on erineva kujundusega. Siin on äge selline puidust, aga kui stripi poole lähme, siis on ka sellised uhkemad. Ja kui selle sama Wedding Chapeli hoovis tegelikult ringi käia, siis siit samast leiabki selle laulatuskoha. Nii et täitsa armas. Muidugi veidi raaguspuud ja mannet on, aga purskav taga olemas. Ja nüüd võime öelda, et ma olekski nagu abiellunud Las Vegasis. Kaasas lihtsalt pole. Is not a very good hand. And sometimes winners lose in marriages unplanned. Vegas, wedding bells. Vegas, wedding bells. I should have run like hell when I heard those wedding bells. No kuna nii palav ilm tõesti on, siis alati vaja väikest kosutust. Siin kohe olemas ka selline liquor store, alkoholipood ja üks õige külm õlu, aga mitte tavaline. Juba siin otsused kanali vaatajate võib-olla tuttav Sapporo õlu, Jaapani õlu siin samas Las Vegases. Ja võib-olla kui te olete märganud, et tavaliselt kantakse paberkotti või juuakse paberkotis, siis Las Vegas stripis seda reeglit pole. Kui New Yorgis võib-olla jood paberkotist enda kanget või lahjat, siis siin stripil jahedat külma õlut naudid niisama ja lehvitad. Pain. What else could I do but be a thug? I'm slanging with the homies, fuck hanging with them phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Oleme jõudnud esimese suurem hotellini, Mandalay Bay hotell. Siin peab sellega arvestama Las Vegas, et igas hotellis on ka ülisuured kasiinoruumid, nii et kõik on põhimõtteliselt kasiinod. Üldse Las Vegases on umbes 150 000 hotelliruumi, nii et külaliste jaoks siin nagu voodipuudust ei jää, sest kuidagi vaja kõik need inimesed ära majutada, kes on tulnud seda meelelahutust nautima. Aga tegelikult kohe, kui Mandalay Bay juures oleme, siis on vaja rääkida ka siin veidi sellisest karmimast lähiminevikust. Just siit samast kõrgemalt korusaknalt, 30+ koruselt toimus massitulistamine. Üks mõrtsukas oli siis enda automaadid siin üles viinud, üle tee toimus üks suur kontsert ja avas tule. Et 40 inimest hukkus, 400 inimest sai haavata, suutis selle ajaga 1000 padrunit tulistada, nii et siin on ka karm minevik tegelikult taga. Karmist lähiminevikust hoolimata hotell ju näeb tegelikult ilus välja, kohe siin ees on ilusad kujud, ei teagi, sellised müütilised olevused ja tundub nagu sellisest minevikust ei ole haisugi jäänud, vaid inimesed naudivad jälle Las Vegase võlusi Mandalay Bay hotellis. Las Vegasest ongi saanud Egiptus selja taga Luxori hotell. Kõige tuntum selle poolest just, et ta ongi selline püramiid ja tegelikult ainult Egiptusest Giza püramiidid ongi suuremad kui see Luxori hotell. Aga mis eriliseks ta teeb, veel õhtuti läheb sealt ülevalt selline valguse vihk taevasse, millega on tegelikult tekkinud ka mõned probleemid. Näiteks paljud inimesed on arvanud, et UFOd on külastanud tänu sellele valgusvihule siis meid siin Las Vegases. Aga teine probleem on näiteks see, et see valgusviht meelitab väga palju koiliblikaid sinna. Koiliblikad omakorda meelitavad sinna nahkhiired ja nahkhiired meelitavad sinna öökullid, nii et tõeline ökosüsteem on seal üleval hakanud käima. Nii et see on täitsa rõve looma, et loomad ja surnuad seal peaaegu. Nii et ei ole see luksuslik nii midagi, aga mida ma pean mainima, meie öövime siin Luxori hotellis 4 ööd, nii et kindlasti toome ka teid sinna sisse ja näitame
palju ägedat sisu, mis seal teha saab. Juba saladuskattel võin öelda, et nagu te aru saate, on hotell püramiidi kujuline ja ka liftid sõidavad diagonaalselt ülesse. Siin Luxori juures saab tegelikult minna ka rongi peale, mis on ühendatud 3 hotelli poolt, kus me juba näitasime Mandalay Bay, Luxor ja siis 3. hotell, mida ma hakkan kohe näitama, Excalibur. Tegelikult, kui siia lähedamal tulid, siis see Sphinx on tõesti massiivselt suur. Alguses, kui sa kõnnid või sõidad siit Las Vegas tänavat mööda, siis vaatad, et ei ole midagi nii suured ja tooned, oleme New Yorgiga võib-olla hellitatud siin opega, et ei olegi midagi nii võimast. Aga kui lähedale tuled, siis ikka tegelikult kaed jääb paluseks, kui tahad siin üles vaadata. Ja ongi rong tulnud, iga 15 minuti tagant tuleb tasuta. Hommikul kella 10-st õhtuni kella 12-ni käib ja tasuta peale, kui mahume, saame järgmise hotelli juurde. Ja jõudsimegi siia Excaliburi hotelli sisse ja nagu ma enne mainisin, et igas kasiinos on hotellid, nii et tahakski teil juba ära näidata, milline mängupõrgu tegelikult igas hotellis on. Ma mõne ööbimiskoha kohta ütleski hotell, ma ütleski kasiino majutus. Nii et siin kaameraga filmida ei tohi, võtame telefoni välja, saame teile tõelist mängupõrgut näidata ja tegelikult praegu on hea olla siseruumis, veidi jahtume maha. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that... Kui ma Las Vegases oled, siis me ei saa ju niimoodi ära minna või niimoodi vähemalt, et rahvale ei näita, kuidas Vegas lotikas käib. Poolbeti reisiraha, $10 on meil võime panna, rohkem ei tohi raisata. Väga lihtsalt läheb siin $5 sisse, ei küsita mul mingit ID-kaarti. Hotelli tulid sisse niimoodi, et ükskõik, kui vanas oled, väikesed lapsed tulevad vanematega. Ja $10 on olemas. Nii et vaatame, kas on sama lihtne, nagu videodes näed, igal pool eedereikust tõmmatakse 10 000 känd alla. Nii, me paneme palus suuruseks 1 sent ja 75 senti ühe spinniga läheb. Ja 75 senti on maha mängitud juba ja paneme aga edasi. Samal ajal nagu kuulda on või näha, on igal pool mujal käivad. Tirinad, kõivad nii valge, ühtegi kella pole, mul pole õrva ainult, mis kell on, ühtegi akent pole. Täielikult oled kuskil keldis kinni ja hea jahe on ja samal ajal lihtsalt. Tahaks võita. No meil on $5 alles. Vist ei tule täna seda checkpointi jälle. 3,75 alles. $3 alles. 2,80. 2,25. Ei tule. Daamid ja härrad, nii lihtne ongi $10 Las Vegases maha mängida. 57 sekundit. Rõõmu kui palju. Mängige vastutustundlikult. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Just siin samas Excaliburis proovisime kui ma õnne, seekord $10 ei vedanud, aga pole hullu, küll siin hotelle ja kasiinos ei jätkub. Aga täitsa naljaks tegelikult väljast on selline Walt Disney loss, aga sisse lähed, saad kõike teha. Hotell, kasiino, spa, basseinid, kõik olemas. Järgmine peatus New York. Me oleme New Yorgis käinud, aga peab ütlema, et nii lähedalt Statue of Liberty näinudki, nüüd on nähtud. Samuti on Ameerika mäed selja taga, kus tegelikult saab $15 sõita. Mina ise veidi kõrgust kardan, väga ei kutsu sinna sellise palava ilmaga eriti. Aga mis on veel äge, on tehtud selline New Yorgi tuntumat toonete siluett, maketid, et seest on tegelikult tühjad. Seal on küll mõni hotell, aga sa kaugelt nägid, et kuidagi nagu paberist või maketist on tehtud mõni hoone. Et alguses tulime ja mõtlesin päris kaua, et kas on üldse hotelli ei ole. Et seal põhimõtteliselt üks hotell on täitsa olemas, aga on ka Empire State Building. Ja kuskil siin peaks olema ka zipline'id, kus saab tegelikult alla laskuda, aga neid me pole näinud. Võib-olla nad praegu hoolduse all. Aga nagu näha, siis ka igas hotellis tõesti üritatakse midagi uut pakkuda, midagi ägedat. Ja võib öelda, et kui tuled Las Vegasesse, sa käid pea terve USA läbi või siis maailma riigid lausa läbi. Siit samast on näha ka MGM Grandi hotelli, see on üks suuremaid hotelli üldse maailmas USA's. Siin on üle 6500 toa. Väidetavalt käib seal 12 000 erinevat külalist päevas. Nii et tõesti siit, mis on üks ägedamaid vaateid minu silla pealt, et sa näed ka selliseid sviite. Siin on tõesti eraldi katuse korterid, katuse sviidid, kus on eraldi rõdu, kus arvatavasti kõige rikkamad saavad nautida. Ja mis veel Las Vegases kohe siit silma näeb, jääb erinevad reklaamid, just sellised meelelahutusshow reklaamid ja MGM Grandi hotelli kaunistab David Copperfieldi reklaam. Live the impossible. Nii et tõesti iga õhtu on erinevad showd siin. Näiteks Steve Aoki mängis siin eelmine nädalavahetus. Varsti on Lady Gaga, varsti on Usher. Nii et Las Vegas tegelikult ise ütlebki, et nad ei ole mitte patulinn, vaid nad on meelelahutuspealinn. Nagu ma olen juba mitu korda maininud, kraadid on juba pea 38 juurde, pea 40 juurde. Mis muu ikka, kui väike jäätis ja piisab vett kogu aeg.
töös. See on kõige kuulsam pandimaja üldse, ma arvan, maailmas. Spank! Oi, kostüüms! Läheb see väidetavalt maksma umbes $15,000.